Tere hommikust kõigile! Mul on hea meel näha saalis nii palju kolleege, kunagisi, tänaseid ja ka külalisi. Nii et austatud rektor, austatud emeriitrektor, austatud dekaan, austatud külalised, mul on hea meel alustada täna siis energiatehnoloogia erialapäeva sissejuhatusega. Nii mõnigi teist võib mõelda, et miks ma üldse täna siin olen, et ma ei ole ju lõpetanud Energiatehnoloogia instituudis, ma olen lõpetanud hoopiski mõnes teises instituudis. Ja minu ettekande ülesehitus ongi siis selline, et ma kõigepealt üritan ära selgitada, ära põhjendada, et miks te täna siin olete, miks nii mõndagi teist käsitletakse kui meie instituudi vilistlast või koostööpartnerit ja siis edasi ma saan juba rääkida, et kuidas meie instituudil läheb ja siis natukene ka tänasest päevast veel mõned asjad võib-olla, mida ma peaks oluliseks, et on vaja välja tuua ja rõhutada. Nii et kui te minu käest küsite, et mis see Energiatehnoloogia instituut on, siis tegelikult Energiatehnoloogia instituut on uus instituut, mis loodi aastal 2017 ja ta on kokku pandud kahest instituudist. Nendeks on siis Soojustehnika instituut ja Keemiatehnika instituut. Nii et täna on siin ka Keemiatehnika instituudi vilistlasi, on nii Soojustehnika instituudi vilistlasi ja muidugi ka Energiatehnoloogia instituudi vilistlasi. Ja kui te nüüd mõtlete, et 2017, täna on 2025, et miks me siis nagu täna kokku saame, et mis see ühine nimetaja või mis see põhjus on, siis kuna Keemiatehnika instituudil sellist traditsiooni pole olnud, nagu on olnud Soojustehnika instituudil, siis ma otsustasin üle võtta rohkem seda Soojustehnika instituudi traditsiooni, ma loodan, et Keemiatehnika instituudi inimesed ei pane pahaks ja hakkaks seda siis nagu edasi villelema ja teate te või ei tea, aga on üks niisugune vahva tähtpäev. Ma leidsin soojustehnikute või soojusenergeetikute kokkutuleku brosüüri, kutse, mis oli aastal 1975. Ehk see oli 4. soojusenergeetikute kokkutulek, ma täna kavatsen ka vanematelt kolleegidelt küsida, et millal see esimene oli, et aidake mind selles osas veel järjele, aga kuna ma neid materjale natukene sirvisin, siis ma suutsin leida sellise vahva kutse, mis pani mul erinevaid mõtteid peas ringi käima ja üks, mis mind kõige rohkem huvitab, on akadeemik, professor Ilmar Öpiku ettekanne, et kui me suudaks selle üles leida järgmiseks kokkusaamiseks, mul oleks selle üle väga-väga hea meel. See pealkirite kaugele võib-olla ei näe, on soojus energeetika arenguperspektiivid Eesti NSV-s aastani 2000. Nii et huvitav, milline oli see nägemus aastal 1975 järgnevaks 25 aastaks, et siis ma arvan, et järgmine ettekanne, juhul kui ma olen sel ajal veel direktor või siis on minu järeltulija, on saanud sellise ülesande, siis, et kus ta analüüsib, et kas ka sel ajal sellised energiaprognoosid ikkagi pidasid paika või on seal natukene niisugasi kõrvalekaldeid ka. Igal juhul on see põhjus, miks meil täna on energiatehnoloogia erialapäev. Lisaks sellele siis Taavi juba ilusasti tõi välja ka, et püüame siis mitu kärbest ühe hoobiga, me kindlasti siis õhtul tähistame koos ka Eesti Soojustehnika Inseneride Seltsi 25. aastapäeva, et mul on väga hea meel, et meil on ka selline inseneride selts, mis sõna otseses mõttes siis aitab ka veel tõsta inseneride nimetusausse, sest tänane Soojustehnika Inseneride Selts on ka see, kes väljastab meie magistrilõpetajatele energiatehnoloogia ja soojusenergeetika insenerikutset. Nii et selles mõttes on mul väga hea meel, et meil on selline erialaorganisatsioon, kellega meil koostöö väga-väga hästi sujub. Ja nagu te ka kuulsite, siis jätkub neil soojust ka õhtuseks soojaks õhtusöögiks, nii et see on see tagapõhi kõik, et miks me täna oleme energiatehnoloogia erialapäeval. Siis võib-olla teile pakub natukene ka huvi, et milline see Energiatehnoloogia instituut on täna aastal 2025. Siis see koosneb 3 uurimisrühmast.
Ühe uurimisrühma juht on professor Anna Volkova, teise juht on siis professor Oliver Järvik ja kolmanda uurimisrühma juht olen mina. Ma neid nimesi praegu ei hakka välja tooma, sellepärast et meil tuleb natukene hiljem ka uurimisrühmasi tutvustav ettekannete osa ja siis tulevad ka need nimed kenasti välja. Ja viimane ja mitte vähem tähtis, alles hiljaaegu liitus meiega ka kunagine kolleeg, kes on nüüd siis uus värske kolleeg Hain Tengo, kes on siis meie kütuse ja õhuemissioonide analüüside teadus- ja katselabori juht ja lisaks ka energiatehnoloogia labori juht. Mis siis vahepeal juhtunud on? Mina tegelikult olen väga noor direktor, ma olen tegelikult direktor aastast 2023, nii et ma veel väga palju korda ei ole jõudnud saata. Kuigi midagi võiksite siit välja lugeda, et kui te vaatate, palju on töötajate arv kasvanud, siis siin on need, kes on täna koosseisulised, tegelikult ma pean tänama kindlasti ka neid kolleege, kes on nüüd koosseisuvälised, kellega meil on nüüd näiteks käsunduslepingud või töövõtulepingud, et tegelikult aitäh siin professor Annale, kes tegi mulle väljavõtte, et kui me võtame need lepingud ka arvesse, siis meil täna on 59 inimest instituudi tööde ja tegemistega lepinguliselt seotud. Ja meil on siis 4 professorit, üks professor just alles lisandus, Deniss Klausson, ja lisaks on meil praegu ka üks külalisprofessor, Peeter Stuber Šveitsist, ja suvel oli, või tegelikult esimese poolaasta oli ka meil külas professor Indrek Külaots ja arengute poole pealt loodetavasti uuest aastast me saame endale ka nüüd uue soojustehnika praktikprofessori. Siis siin kolleegid juba küsisid, et kas me niisuguste fundamentaalteemadega ka tegelema hakkame, siis jah, kindlasti me nendega hakkame tegelema, et siin on plaanis soojuse massilevi professuur, veel soojustehnika professuur ja samamoodi meil ka nüüd keemia poole pealt, keemiatehnika poole pealt on neid professuure plaanis ja sellega me pidevalt nagu tegeleme, et ei arvaks, et me siin natukene kuidagi paigal seisame, et meil on väga palju erinevaid uusi ka projekte, uusi teemasid, millega me tegeleme, aga me selle kõrval siis kindlasti ei unusta ära neid alustalasid nagu termodünaamika või kas või ka keemiatehnika alusprotsessid, kõik need on tegelikult väga-väga olulised. Siis mis vahepeal juhtunud on, meil on nüüd kaitsnud viimase 5 aasta jooksul 7 doktorit, magistreid 65, bakalaurusi 81 ja artikleid oleme me kirjutanud üks klassifikaatoriga peaaegu juba 100. Ja meil on siis ka päris palju erinevaid rahvusvahelisi koostööprojekte ja lisaks sellele, et me üritame siin Eestis silma paista, siis me üritame ka välismaal paista, siis me oleme siin professor Anna eestvedamisel teinud ka LinkedIni instituudile, lisaks sellele on meil ka Facebook, koduleht, et kõikide nende asjadega me tegelikult üritame paralleelselt ja aktiivselt tegeleda. Siis minu käest on aeg-ajalt küsitud, mis instituudi missioon on, et me seda missiooni nüüd oleme omanud aastast 2017 ja see on siis, et meie instituut on konkurentsivõimeline õppe-, teadus- ja arendustegevuse keskus soojus-, keemia- ja keskkonnatehnika valdkondades. Ja meie missioon on siis pakkuda rahvusvaheliselt konkurentsivõimelist kõrgharidusõpet kõigis astmetes ja teostada tipptasemel alus- ja rakendusuuringuid. Mis veel? Meil on tegelikult üks väga oluline vastutusvaldkond, vastutuskoht veel ja nendeks on siis tehnikaprofessuurid. Tallinna Tehnikaülikoolis on 8 tehnikaprofessuuri, nendest 2 on Energiatehnoloogia Instituudis. Üks nendest on siis keemiatehnika professuur, seda veab siis professor Oliver Järvik ja teine on põlevkivitehnoloogiate professuur ja seda vean siis mina. Nii et ka need on väga olulised valdkonnad, kus tegelikult toimub ka eraldi sihtevalveerimine, mis viimasel korral läks meil ikkagi väga-väga edukalt.
Siis natukene ka õppetöö poole pealt, meil on nii bakalaureusõppekava kui magistriõppekava ja mõlemas õppes on meil läinud väga hästi, tudengite arvud on pidevas kasvutrendis, nii et ainuke asi, mis siin vajab järeleaitamist, on siis ka eduka kaitsmiseni jõudmine bakalaureusõppes, aga tegelikult tegeleme ka sellega ja selle jaoks on õnneks meil üks väga hea meede, milleks siis on nüüd roheoskuste meede ja tegelikult on ka Inseneriakadeemia roll väga suur instituudi siis õppetegevuse arendamises. Ja lisaks sellele tegelikult on soov avada ka siis uus bakaõppekava, milleks on siis jätkusuutlikud ja rohelised energiatehnoloogiad. Siis natukene ka nendest teemadest, millega me siin tegeleme, et on energia salvestamine, on taastuvenergeetika, tegelikult on materjaliteadus ja keemiatehnoloogiad, keskkonnatehnoloogiad, vee kvaliteet on tegelikult kindlasti väga oluline, et kui ma enne panin rõhku väga palju siin võib-olla soojusele, keemiale, siis üks tuleviku teema hakkab olema kindlasti vesi, et meil Eestis vesi on iseenesest mõetav ressurss, mida me nagu ei adu nagu, kui suur väärtus see tegelikult on ja mujal maailmas puhta vee eest makstakse väga kõrget hinda, nii et ma arvan, et selles valdkonnas on meil arenguvõimalusi väga palju. Siis lisaks siis õppele on meil ka siis ettevõtluslepingud, meil on tegelikult ka siis laboriteenused, mida me osutame ja miks ma neid siia tõin lihtsalt välja tuua, kui palju me täna ikkagi osutame teenuseid ülikoolist väljapoole ja laboriteenustes me oleme ülikooli pingereas teisel kohal ja kui me võtame nüüd ettevõtluslepingud, siis korra proovin. Siis me näeme, et ka tegelikult siin läheb meil väga hästi, et ettevõtlustulud ülikooli lõikes on meil ikkagi väga-väga head. Nagu ma ütlesin, siis koostööd teeme väga paljude erinevate riikidega, siin kaardi peal on välja toodud meie tänased koostööpartnerid, aga sellel ma pikalt ei peatu. Võib-olla toon lihtsalt välja selle, et milline on ka meie roll täna rahvusvahelistes organisatsioonides, et me oleme ka siin rahvusvahelise energiaagentuuri esindajad ja meil on siin siis kaugkütte töötubades tehnoloogia koostööprogrammis esindajad ja samamoodi meil on ka siis keevkihttehnoloogia valdkond, mille esimees hetkel olen siis mina. Neid teemasid ma üritasin kuidagi nagu ühe niisuguse katuse alla tuua ja siis siin on need märksõnad, millega me täna siis tegeleme, et meil on nii kaugküte, kaugjahutus, süsinikdioksiidi püüdmine, salvestus, siis on nutikad energiamajanduslahendused ja taastuvenergia ja nii edasi. Ühesõnaga, et need valdkonnad, millega me täna tegeleme, on ikkagi väga laiad ja ühtepidi ka see on see põhjus, miks ma täna näen meil niisugust suurt arenguperspektiivi ja laienemise perspektiivi ja mõningaid ka näiteid, mis me vahepeal nüüd oleme ka siin korda saatnud, kahjuks Ain Tengo praegu veel siin saalis ei ole, aga tänu talle on meil ka uus soojussõlmelabor nüüd instituudis, meil on tänu ülikooli toele ka uusi õppelaboriseadmeid teisigi, siis meie laboreid on külastanud nii tänane peaminister, kunagine president, tänane president, nii et huvi meie valdkonna vastu on suur ja üks temaatika, uus temaatika, mis peagi ka avatakse, on ka päikesesoojuse labor. Et kui täna me räägime ainult siis nendest elektripoolsetest päikesepaneelidest, siis tegelikult päikesekollektorid ja selle energeetika, soojusenergia integreerimine maja küttesüsteemi on täna täiesti katmata valdkond ja selle labori ehitamine meil tegelikult 6. korpuses seal katuse peal ja viimasel korrusel ka käib, nii et selle üle on mul väga-väga hea meel. Ja muud sissejuhatust ma teile tegelikult rohkem teha isegi ei taha, et ma natuke olen isegi üle oma aja läinud. Mul on siiralt hea meel tõesti, et te olete kõik siia tulnud
ja natukene mõningaid asju ma veel tänase päeva plaanidest rõhutaks üle, et kella 4-st kella 5-ni on siin aula taguses auditooriumis siis Soojustehnika Inseneride Seltsi üldkoosolek, kuhu ma siis palun osalema kõiki seltsi liikmeid. Ja need, kes siis seltsi liikmed ei ole, te ei pea kuidagi ennast pahasti tundma, et te saate siis tulla sinna tudengimajja, kus siis meie doktorandid täna teevad ettekandeid enda doktoritööde teemadel ja seda eesti keeles. Aga neid on väga paljudest erinevatest riikidest ja ma loodan, et te tulete kohale ja te julgustate neid, et nad kuidagi ei häbeneks enda eesti keelt. Ja natukene sellest päeva ülesehitusest ka veel, et te saaksite aru, mismoodi need ettekanded või esinejad on valitud, et siis on mõte natukene olnud selline, et kõigepealt saavad siis sõna need inimesed, kes on olnud seotud soojustehnikaga, kes on olnud seotud keemiatehnikaga, ehk siis professorite vaade, siis nende erialade instituutide siis lõpetajad, vilistlased ja lõpuks siis ka nende instituutide siis ka jällegi lõpetajad ja ka tänased siis Energiatehnoloogia Instituudi tudengid, et selline on see ülesehitus olnud ja siis päeva seal teises pooles peale lõunat uurimisrühmade juhid tutvustavad siis ka meie tänaseid teemasid, teadustöö teemasid, nii et ma loodan, et see pakub teile huvi. Ja nagu siin juba tänati, mina tänan korra veel, ma siin otsisin pilte, siis aastal 2020 jäi eriala kokkutulek vahele koroonapandeemia tõttu, aga 2015 veel see toimus meil ühiselt Estisega koos ja mul on hea meel, et see meil seekord ka Estisega koos toimub, nii et palun ühe suure aplausi veel Estisele. Suur tänu ja toredat energiatehnoloogia erialapäeva!